tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Täna on meil käsil erisaade, sest Helle-Moonika Helme saabus äsja USA-st ja tal on hästi palju värskeid muljeid ja põnevaid elamusi, mida ta meiega hakkab kohe ka jagama. Tere tulemast, Helle-Moonika! Ja tere tulemast, tere Evelin ja tere kõigile vaatajatele. Tõepoolest saabusin siis nüüd nädalavahetusel tagasi tervelt nädal olin Ameerikas ja muljeid on väga palju, neid võiks teiega jagada hommikuni, aga meil on siin Eveliniga erisaateks vist natuke vähem kui tund aega, nii et katsume kõik olulise ära öelda. Jah, et Moonika, räägi, miks sa seal käisid, kus sa seal aega veetsid? Ma tean, et kui ma jälgisin sinu Facebooki kontot, sa olid Floridas, Mar-a-Lagos, mida nimetatakse lõunapoolseks valgeks majaks, sest seal veedab aega ka Donald Trump. On mul õigus? Ja, Mar-a-Lago on Donald Trumpi talveresidents olnud juba väga pikka aega. Praegu on sellel kohal muidugi eriline tähtsus ja aura, sest et see on koht, kus ta siis enne kui ta päriselt Valgesse majja sai, pidas juba väga olulisi läbirääkimisi nende riigijuhtidega ja nende ühiskonnategelastega ja ütleme selliste mõjutajatega, mõjukate inimestega, kellega ta siis soovib koostööd teha ja tulevikus hakata siis maailma asju otsustama. Ja mul on tegelikult, ma alles praegu saan aru, kui suur au see oli, kui haruldane võimalus see oli, et me sinna saime. Me saime isikliku kutse üritusele, mis oligi siis pühendatud spetsiaalselt Donald Trumpi inauguratsiooni nagu selliseks eelürituseks, kus siis kristlased Iisraelist ja üle kogu maailma tulid kokku ja eelkõige muidugi palvetasid Donald Trumpi järgneva ametiaja eest. Sest ärgem unustagem, et Ameerika on tegelikult väga, inimesed on ikkagi religioossed ja sõna Jumal ja ole õnnistatud ja God bless you, et see käib neil nagu igapäevase elu juurde. Et eestlastel on võib-olla seda natukene keeruline mõista, sest et Nõukogude aeg on jätnud meile siia oma pärandi ja me võib-olla ei saa aru, kui oluline on nagu religioonis ühel meelel või ühtsel religioossel platvormil olevate inimeste kokkusaamised mujal maailmas. Ja see oli siis, ürituse nimi oli Jeruusalemma palvus hommikusöök. See on liikumine, mis on juba päris pikka aega olnud olemas. Selle üks juhtidest ja ka nagu tegevdirektor on eestlane. Ja ega ilma asjata öelda, et tegelikult isiklikud suhted on need, mis väga palju maailma mõjutavad. Ja nüüd on meil olla au ja õnn selles uues peavoolus, ma ütleksin. Ja see, tänu sellele, et on juba sellised kontaktid ja suhted ja tutvused juba pikemat aega, see kutse siis meieni jõudis ja tänu sellele meil oligi võimalus seal Mar-a-Lagos veeta rohkem kui pool päeva, peaaegu terve päeva me olime seal ja ühesõnaga seal oli poliitilised sõnavõtud, seal olid usulised sõnavõtud ja see kõik oli, me saime väga palju häid kontakte seal. Aga Moonika, kirjelda ka natukene seda Donald Trumpi residentsi. Ma tean, et seal käisid väga paljud tema lähedased, kui valmistuti uueks ametiajaks, käidi läbirääkimised, et kes valitsuse moodustavad aga kui ma püüdsin leida Mar-a-Lago residentsist villast mõnda
sisepilti interjöörist. Ega ma ei leidnud, kirjelda meile, milline see seestpoolt välja nägi? No see on suurem kompleks, seal on Donald Trumpi perekonna eluhoone on täiesti eraldi. Ja sinna loomulikult ei pääse, seal pidi olema siis niimoodi, et seal on igal pereliikmel on nagu oma, neil on väga suur pere, neil on kärgpere ja kõik nad elavad seal sõbralikult koos ja neil on, igal ühel on oma selline veel oma residents seal eraldi majas, mis on ka väga suur. Siis on eraldi hoone on see, kus on siis toimuvad need suured üritused, kus on see pallisaal, kus ka meie olime ja selles mõttes on nagu hästi huvitav on praegu vaadata neid videoid TikTokis ja sotsiaalmeedias igal pool, kus siis näidatakse, kuidas Mar-a-Lagos Trump siis kohtub oma poliitiliste mõttekaaslastega või kus ta siis peab ka mingisuguseid pidusid, seal on Elon Musk ja seal on kõik need tema toetajad ja ta ise tantsivad seda kuulsat tantsu ja see on seal samas pallisaalis, need samad toolid, kus me istusime, need samad lauad ehk et see kõik vähemalt minu jaoks omandab nüüd hoopis sellise teise tähenduse, et ma vaatan seda ja ma tean, et see ei ole nagu lihtsalt mingisugused toolid, vaid see ongi päriselt olemas ja ma olen ise olnud seal ja saanud sellest kõigest osa. Et seal on siis niimoodi, et kõigepealt me sõitsime sinna bussidega ja kõigepealt siis kontrolliti dokumendid, see oli ette juba öeldud, mis peab kaasas olema, mida ei tohi olla, mis võib olla. Telefonid olid seekord lubatud ja tänu sellele me saime ka hästi palju pilte teha, aga see pilt, mis siin on meie selja taga seina peal, on siis minu enda telefoniga tehtud ja siis oli väike selline turvakontroll, kus veel kord vaadati üle kotid, lasti siis sellest masinast läbi ja edasi oli vaba tegevus, et keegi oli väga sõbralik, keegi sind ei ahistanud, sa ei märganudki seda security't eriti, et sa võisid seal täiesti rahulikult ringi kõndida ja vist korra oli et kus security tuli, ütles, et sinnapoole nagu ei tohi pilti teha. Et ja seal on eraldi, siis on veel teine selline konverentsisaal, kus pärast Martin Helme pidas oma poliitilise kõne. See oligi nagu pallisaalis olid nagu sellised vaimsed kõned, kus olid usujuhid ja kus oli kõik see, kus oli siis gospel ansambel ja olid söömine ja kõik. Ja siis teine maja või selline teine hoone oli siis, kus toimusid pärast, kus poliitikud, see oli väga palju poliitikuid, kohal majandusinimesi, usujuhte, ühiskonnategelasi, kus siis jällegi valitud inimesed said, see oli kõik väga rangelt ajagraafikus, kõik said oma ettenähtud kõne pidada ja Martin Helmel oli see au olla siis üks kõnelejatest ja ega ta ennast tagasi ei hoidnud, ta ütles välja kõik need mõtted, mida ta ka, mis meil tegelikult, millest me tegelikult räägime ka siin Eestis, mida siis, siin vaenlased võivad nimetada vihakõneks, aga seal inimesed kõik aplodeerisid ja huilgasid selle peale, et see näitab, et maailm on muutumas ja selline, nagu ma enne ütlesin, peavool kui selline on ka ilmselgelt muutumas ja konservatiivsuse laine on maailmas tõusuteel. Ja et enne kui me lähme veel Donald Trumpi kõne juurde, meil siin selja taga on pilt sellest Häärberist, mis on Atlandi ookeani kõrval või läheduses. Et Monika, kas sa käisid ka sellel rõdul, mis siin selja taga meil on ja nägid Atlandi ookeani sealt rõdult? Ei, seal rõdul me ei käinud, et see on jällegi üks nendest hoonetest või majadest. Need on selle suure, ütleme, see suur kompleks, eks ole, elukompleks, siis on see nii-öelda pidude kompleks ja siis on sellised väiksemad hooneid ka, et mul on tegelikult väga kahju, et ma ei saanud käia poes seal, kus müüdi siis kõikvõimalikke Donald Trumpiga seotud meeneid.
ja Mar-a-Lagoga seotud meeneid, et ma just ootasin kogu aeg, et millal Martin kõnelema hakkab ja Martin jälle ootas, eks ole, et millal ta kõnelema saab ja noh, seal oli loomulikult järjekord, et ma ei riskinud sellega, et ma ei saa sellest kõnest osa, et lähen sinna järjekorda seisma. Et ka selleks oli täiesti eraldi hoone olemas ja ookeani nägi sealt igalt poolt mujalt ka, et mul on neid pilte ka, kus kõik see paistab. Ma veel ütlen meie vaatajatele, et Mar-a-Lago häärber ehitati 1920. aastal ja see hoonete kompleks kanti ka Ameerika Ühendriikide ajalooliste paikade riiklikusse registrisse, ehk siis tegu on väga tähtsa ja arhitektuuriliselt ka väga luksusliku hoonega. Ja me võisime veel ka meediast lugeda, et vahetult enne ja pärast kogunesid inimesed selle Härberi lähedusse, et näidata oma toetust Donald Trumpile. Et Monika, kas sa nägid seal veel inimesi parkimisplatsidel veel ootamas või telkimas, et selleks ajaks, kui sina juba olid läinud, tähendab, olid sinna kohale jõudnud, olid need inimesed juba läinud ja oli kõik rahulik? Ja ei, selles mõttes küll, et see ilmselt oli kõik seotud nagu valimiskampaaniaga enne ja pärast inimesed loomulikult me käisime osariigis, kus tema toetus on tegelikult väga-väga suur ja inimesed on seal kõik väga-väga rõõmsad, et seekord need valimised läksid nii, nagu kõik väga-väga soovisid, ootasid ja mille pärast on ka väga-väga palvetatud, et inimesed ütlesid, et kui nüüd ka ei oleks Donald Trump võitnud, siis nad oleksid selline üleüldine lootusetus oleks maad võtnud, aga praegu on kõik täis sellist nagu pulbitsevat energiat ja kõik ootavad, et ometigi nüüd asjad hakkaksid muutuma ja liikuma õiges suunas ja normaalsuse suunas, sest et sellest ebanormaalsusest on ju kõigil väga kõrini ja kõik need teemad ju Donald Trump oma inauguratsioonikõnes ka ära nimetas, nii et ja inimesed kõik ju plaksutasid ja toetasid, plaksutasid selle peale ja toetasid neid mõtteid, et midagi ei ole teha. Ma kuulasin ka ise seda kõnet ja mõtlesin, et see on nagu EKRE programmist maha kirjutatud, et ja mis ei ole ka imekspandav, sellepärast, et me oleme samamoodi, me oleme oma maa patrioodid ja me oleme konservatiivid, nii et täiesti üks ühele me võiksime põhimõtteliselt, ma olin seal Ameerikas ja mõtlesin kogu aeg nagu tunnetades seda õhustikku ja kõike hingates nii-öelda, olles vaba inimene vabal maal, et see oleks see, et kui minust küsitakse, et kas sellist Eestit te tahtsitegi, siis ma ütleksin, et sellist Eestit ma tahan ja nüüd ma sain aru, et mis asi see nagu päriselt on reaalses elus, mille eest meie siin võitleme ja milliseks me tahame teha ka Eestit. Jah, aga tänava peal enam ei olnud, oli seal veel näha sellist võidujoovastust, et Trump võitis, et olid tema pilte kuskil tänavanurkade peal või lipukesi, et ei olnud enam aru saada, et äsja olid valimised või oli juba tänavapilt täiesti rahulik. Ei, selles mõttes kõik oli ära vormistatud, et mis seal ikka, aga see on küll täiesti tavapärane, et ameeriklastel majade küljes on Ameerika lipud ja ka igapäevaselt nad on väga patriootlikud. Autode küljes olid hästi paljudel autodel vist näha neid Ameerika lipuga kleepse, nii et ameeriklased on väga uhked oma maa üle ja see oli ka põhjus, miks ikkagi Trump nii tugevalt võitis, sest et see, kuidas Bideni ajal Ameerika käis alla, Ameerika maine maailmas käis alla, see riivas ameeriklasi ikka väga-väga sügavalt ja isegi solvas, ma ütleksin. Ja kui Trump ütles, et tema see loosung, et teeme Ameerika taas suureks ja mis oli ka eelmine kord, siis selle Bideni 4-aastase valitsemisaja ajal sai väga-väga selgeks,
kui oluline on see loosung ja selle taha inimesed koondusid ja kui Trump võitis, siis kõik on üks tõeline ameeriklane on selle kõige üle väga-väga uhke. Seda enam, et USA on ju suur riik. Ameerika on suur ja kui ta on väikseks tehtud tehislikult hullude ideedega ja see on väga nagu õige, et kui inimesed tunnevad uhkust oma maa üle ja nad peavad häbi tundma samal ajal, kui seda maad halvasti juhitakse. Aga Monika, sa ütlesid, et sa nägid seda kõnet, et mis tunne sind valdas, kui sa kuulsid neid sõnumeid? Sa ütlesid küll, et see on justkui EKRE põhikirjas maha kirjutatud, aga räägi emotsioonidest, et mis tunded sind valdasid, kui sa kuulsid Donald Trumpi nendest õigetest asjadest rääkimas? Mul juba Ameerikas oli kohati selline tunne, et ma olen käinud ju tegelikult päris paljudes riikides ja reisinud ja ka ütleme kliima mõttes Florida ja Miami, see on ju super, eks ju. Aga mul ei ole nagu kunagi olnud üheski teises riigis, ka just klimaatiliselt, mis on nagu tundunud, et seal on nagu mõnus. Mul ei ole kunagi olnud sellist tunnet, et ma kuidagi võiksin ennast seostada selle kohaga või minna sinna kunagi elama või mida iganes, aga seal mul oli nagu järsku, ma kõnnin mööda tänavat ja tunnen, et ma pean minema varsti tagasi Eestisse, mulle just see võrdlusmoment oli nii terav, eks ole, et ma sain aru, et see olukord, kus me siin elame, kus Eesti inimene elab, igapäevaselt elab, see on täielik düstoopia. See on tegelikult täielik düstoopia, see on inimväärikust alandam, see on igati inimsuse vastane, see on kiusav, see on ülereguleeritud, see on raske, see on seda lihtsalt ei saa kirjeldada teisiti, kui sa pead seda vaba õhustikku ja vaba hingamist ise kogema ja seal ära käima. Trumpi kõnet kuulates ma sain aru, et me ju tegelikult teame, et kõik, mis toimub Ameerikas, varem või hiljem ikkagi jõuab ka Eestisse. Et nii on olnud kõikide nende hullude asjadega ja ma väga loodan ja ma tegelikult tean, et kõik need head asjad on ka lõpuks siiapoole teel. Ehk et jah, nii nagu me siin oleme rääkinud, et see kõne oli justkui nagu EKRE programmist maha kirjutatud, siis ega midagi teha ei ole. Ega ka Donald Trumpil tegelikult ei ole poliitiliselt teist partnerit siin Eestis kui ainult meie erakond. Sellepärast, et ükskõik kust sa vaatad, kõik kattub, kõik klapib. Me oleme olnud kõik see 8 aastat, hoolimata sellest, et vahepeal Ameerika läks teises suunas. Me ei ole muutnud oma põhimõtteid, Trump ei ole muutnud oma põhimõtteid, me oleme teda nagu kogu aeg toetanud just nende põhimõtete pärast, sest ega inimest ei saagi kummardada, eks ole. See lihtsalt nagu pead toetama seda maailma, mis on sinu meelest õige ja see maailm, mida tema tahab evida, mida tema tahab ehitada oma riigis, siis põhimõtteliselt see on see, mida meie tahaksime, et oleks Eestis. Ja Monika, räägi ära ka see teema, et miks just Martin Helme ja kas seal veel keegi kohal ei käi sellel tseremoonial, et räägi vaatajatele see osa ka lahti. Ja ma tahtsingi just sinna jõuda, väga hea, et sa küsisid täpsustava küsimuse selle kohta, et mina ja Martin Helme olime siis koos seal Mar-a-Lagos, see oli nagu see üks üritus, kus me koos käisime, aga Martin Helme sõitis sealt edasi Washingtoni Trumpi inauguratsioonile, kuhu ta sai ainsa Eesti poliitikuna nimelise personaalse kutse. Ja see on fakt ja seda fakti ei suuda keegi väärata. Veel ma tean, et oli seal ka Eesti suursaadik Kristjan Pikk, kes oli meil ka Mar-a-Lagos ja kes põhimõtteliselt ütles, et et ta on ka kutsutud, aga ta teab, et ta on kutsutud kui ametikoht, ehk siis diplomaatiline korpus on sellistele üritustele alati kutsutud. Et
ega rohkem ei olnudki ja ma veel kord ütlen, et see on ikka väga märgiline tegelikult, et mitte ühtegi, isegi veel võib niimoodi öelda, et lisaks sellele, et mitte ühtegi teist poliitikut ei olnud kutsutud, siis sealt edasi minnes veel oli ka inimesi, kes ei olnud sinna oodatud. Et ka Euroopa Liidust ju ei kutsutud ju Ursula von der Leyenit, see oli nagu märk, eks ole, et Trump oskab väga hästi neid sõnumeid edastada, et ta lihtsalt ja diplomaatilises keeles, kes oskab seda diplomaatilist keelt ja neid sõnumeid lugeda, saavad väga hästi aru, millega öelda tahetakse. Seda enam, et Trump on öelnud välja, et ta ei hakka suhtlema Euroopa Liidu kaudu Euroopa riikidega, vaid ta suhtleb otse iga riigiga eraldi nende esindajaga, et jääb see Euroopa Liidu vahendamine sealt vahelt välja. Siis seoses sellega ma ütlengi, et Euroopast oli küll riigijuhte kohal, Orban oli kohal ja nii-öelda see patriootide grupp, kuhu meie erakond ka kuulub nagu Euroopa mõttes. Nemad olid kõik kutsutud ja nemad olid kohal ja seoses sellega olid Martinil juba ka veel eraldi üritused, ta oli kutsutud ka eraldi personaalselt selline väga konservatiivne mõttekoda, üks suuremaid mõttekodasid Ameerikas, Heritage Foundation, et ta oli sinna spetsiaalselt ka ise kutsutud ja talle pakuti seal kõnelemisvõimalust, mis on ka väga suur asi, kõnet pidada. Ja nii et ma ütleksin, et see on nüüd asi, mida me oleme nagu kogu aeg oodanud, et ega siis inimesed üksi ei tee midagi ära. Inimesed juba koos on jõud ja kui seal taga on ka selline, ütleme, globaalne soodne tuul või soodne voog, et võt siis hakkavad asjad juhtuma ja see voog varem või hiljem jõuab ka Eestisse. Jah, Trumpi kõnes oli väga märgiline, kui ta ütles, et lõpetavad selle rohelise kursi, mis teeb kõik palju kallimaks ja mõelda, et nemad ju samamoodi nagu meie siin Eestis maksame igale asjale peale. Me ei saa rahulikult toota, igasugused regulatsioonid piiravad ja mis selle tulemus on? Selle tulemus on see, et Vene nafta gaas on palju odavam kui USA oma ja niimoodi toidetakse sõjamasinat, ostetakse Vene gaasi, sest USA naftatooted ei konkureeri just tänu nendele rohepöörde regulatsioonidele, et sealt me hakkame nägema, kuidas tõepoolest lõpuks ometi Venemaa kontrolli alla saadakse ja minu jaoks emotsionaalselt mõjus see lihtne väide, et saate aru, on olemas kaks sugu. Me tänapäeva maailmas peame arutama selle üle, et kas on olemas 150 või 200 sugu või kaks sugu ja ta tõi selle veel sõjaväkke ka, et öeldes, et sõduri ülesanne on kaitsta riiki, mitte hakata seal mingite sookvootidega tegelema ja jaburustega, mis tegelikult on igal pool praegust ja järjest rohkem tuleb ka Eestisse neid nõudeid, neid regulatsioone, kus peab olema sooline mitmekesisus, kus peab olema kultuuriline ja rassiline mitmekesisus, kõik, mis tegelikult ei lase tegeleda põhieesmärkidega, ettevõtetel ei lase tegeleda tootmisega, ettevõtlusega ja ka ütleme, sõjaväel ei lase riiki kaitsta, eesmärkiga kaitsta. Oi, see oli nii hea, kui ta seda ütles ja sellele avaldusele oli ju ka kõige pikem ja kõige võimsam aplaus, mis näitab, et
et inimestel ka Ameerikas oli nendest ebanormaalsustest nagu täielikult kõrini. Ja noh, sa mainisid seda rohepööret või roheenergeetikat. No Trump ütles kohe, et selle ta lõpetab ära, siis elektriautode subsideerimise ta lõpetab ära, noh lihtsalt kas või sellepärast, et Biden panigi käima selle programmi, et inimestele nagu maksumaksja raha maksti nendele inimestele, kes soetasid elektriautosid. Trump ütles, et ta lõpetab selle jama ära, et igaüks sõidab täpselt sellise autoga, nagu ta tahab. Ja jällegi rahvas aplodeeris, siis need sooideoloogiad, ta pühendas oma kõnes päris pika osa sellele ja ta ütles väga selgelt välja, et tööle palkamise, tööle saamise aluseks on edaspidi ainult professionaalsus ja pädevus, et mitte mingisugused muud tingimused või kategooriad ei tule, neid ja neid enam ei pea arvestama, et ükskõik, kes sa oled, ükskõik, mis rassist sa oled, ükskõik, mis kultuurist sa oled, nahavärvist sa oled, eks, kas sa oled mees või naine, ka seal keegi enam ei vaata seda ei pea arvestama enam mingid soolise tasakaalu printsiipe, vaid ainult seda, kas sa oled oma ametiks pädev. Ja see on nagu üks asi, mida ma väga ootan, et jõuaks ka Eestisse ja Euroopasse. Ja loomulikult, ja siis oli veel väga oluline teema minu meelest, mis on ju ka meil siin ikkagi teravalt kogu aeg nii-öelda hoitud küll nagu maas, et see WHO teema, et ta ütles väga selgelt, Ameerika astub WHO-st välja, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, see ei tegele ammu enam tervise edendamisega, see tegeleb täpselt samamoodi igasuguste jaburate regulatsioonidega, ideoloogiatega. See, kuidas ta käitus ühesõnaga Covidi ajal ja kuidas ta tegelikult maailma täielikult kaosesse paiskas, et see on häbiväärne ja Ameerika on ka WHO suurim rahastaja, nii et astub välja, vaatame, mis sellest asjast siis saab ja mida ta veel ütles, et kõik need inimesed, kes, ta pidas just nagu sõjaväge silmas, et kõik need inimesed, kes lasti siis struktuuridest lahti, sellepärast, et nad keeldusid ennast süstimast ainetega, mis ei olnud läbinud siiani nõutud kliinilisi uuringuid ja võisid olla tervist kahjustavad, inimesed keeldusid ennast vaktsineerimast, nad lasti lahti, et kõik need tema määrusega ennistatakse tööle ja makstakse neile välja kõik kogu selle perioodi jooksul ka saamata jäänud töötasu. Nii et väga-väga suured ja põhimõttelised asjad juba alguses, aga tal on neid kus ma ütlen, tal on neid määruseid, mida ta hakkab nüüd iga päev allkirjastama palju rohkem, nii et saame näha, kuhu kaugele ta välja jõuab. Ja Monika, sa veel küsisid meie peaminister Kristen Michalilt, et kas see nüüd natukenegi mõjutab Eestit, mis toimub USA-s ja räägi täpsemalt sellest. Ja meil on kogu aeg räägitud, et Ameerika on meie kõige suurem nagu liitlassuhete, kõige tähtsam liitlassuhete osas, kõige suurem partner ja kuidas me peame kogu aeg arvestama, meil on ühine väärtusruum, me peame kogu aeg selle väärtusruumiga arvestama ja president Toomas Hendrik Ilves isegi kunagi ju teatas, et kui Eesti tõmbab vikerkaarelippu vardasse ja homoabielu ära ei seadusta, siis NATO meid ei kaitse, eks. Et isegi sellega on siin selle argumendiga on vehitud, mis on ju täiesti jabur, eks ole, täielik jamps. Ja siis ma küsisingi, et nii, Ameerika uus president Donald Trump on väga selgelt väärtusruumi ümber kujundamas, et kuidas me siis nüüd Eestis sellega edasi läheme, et kas peaministril Eesti valitsusel on nüüd kavas ka hakata sisenema ka seal teistes küsimustes, mitte ainult nagu julgeoleku teemal, ehk see 5%, eks ole, see on nüüd ainukene selline päästesaanikene, mille peal siis Reformierakond ja Kristen Michal saavad või üritavad sõita ja liberaalid, et
aga mina arvan, et noh, kui nüüd tõesti peab paika see, nagu ma ütlesin, et noh, et kui me ei ole ühises väärtusruumis, siis NATO meid ei kaitse, et siis kui me nüüd ikkagi oma ühist väärtusruumi ka siin Eestis ei muuda selle järgi, et ma arvan, et meil läheb päris raskeks. Ja sellel seltskonnal, kes praegu võimul on. Aga aitäh, Monika, oma muljete vahendamise eest ja ma loodan, et me saame veel sel teemal rääkida ja ma loodan ka seda, et meie aken ka natukene tänu nendele USAs toimuvatele muutustele paatub, saame ka natukene värsket õhku siia sumbunud vasakliberaalsesse rohepöörde ajastusse ja elu läheb paremaks. Ei no lihtsalt lõppkokkuvõttes või lõpuks ma võin ka tõesti öelda seda, et kui sa oled siin Eestis, siis sul tekibki nagu selline skisofreeniline tunne, et sa nagu tead, kus tõde tegelikult on. Sa tead, kus on tegelikult normaalsus, sa saad aru, kui ebanormaalne on see, mis on sinu ümber. Ja sa nagu peksadki peaga vastu seina kogu aeg ja siis ühel hetkel tuleb olukord, kus sein läheb eest ära ja sa ei peagi enam kellelegi hakkama nagu tõestama või nii lihtsat asja, nii iseenesestmõistetavat asja, et on ainult 2 sugu, mees ja naine. Ameerika president on selle välja öelnud ja see on see, mida meie oleme kogu aeg rääkinud ja me ei pea enam siin, sa tead ise seda nagu kohutavalt ängistavat tunnet, kui see, kui sul tuleb mingi Signe Riisalo või nagu Kaja Kallas käis ütles, et samasoolised saavad ka lapsi, sulle räägitakse mingi täielikku jampsi on ja kui sa nagu sellele vastu hakkad, eks ole, siis sa saad, et sulle veel lajatatakse veel vastu peale, Võt see asi hakkab nüüd muutuma. Ja et normaalsed inimesed, te saate jälle normaalselt rääkida ja te saate ennast hästi tunda, et see on minu meelest üks kõiges paremaid asju, mis sai juhtuda. Aga aitäh, Monika, ja aitäh vaatamast ja ma loodan, et ma olen üsna kindel, et ka meil tuleb see ärkamine. Aga aitäh head vaatamast ja kõike head.